Demokraatiate kodanike rolli selles võib vaadata läbi väga erinevate perspektiivide. Üheks neist on, et kodanike peamine roll ja osalusviis poliitikas on käia valimas. Valimiste vahelisel ajal aga ei peakski kodanikud eriti poliitikasse sekkuma ja võiksid lasta võimulolijatel rahulikult toimetada. Ja kui neile ei meeldi, mida valitsus või poliitikud teevad, siis on ju neil võimalus järgmise 4 aasta pärast nad maha valida. Teise lähenemise järgi on kodanikel õigus või isegi lausa kohustus valimiste vahelisel ajal poliitikas aktiivselt kaasa rääkida ja poliitikat mõjutada. Lähtuksime viimasest lähenemisest ja vaataksime ühte väga konkreetset näidet, milleks on keskkonna- ja kliimapoliitika temaatika, mis on järjest aktuaalsust kogunud ja läheb väga paljudele noortele täna korda. Laias laastus on aktiivsetel kodanikel 2 võimalust poliitikas kaasa rääkida. Esiteks läbi protestiaktsioonide ja meeleavalduste, teiseks püüda olla kaasatud poliitika kujundamise protsessi. Mida oleks riigiteadustel õpetada näiteks neile aktiivsetele kodanikele, kes sooviksid organiseerida meeleavaldusi, protestiaktsioone, kliimamarsse ja muid keskkonnaga seotud poliitilisi aktsioone. Kuna riigiteadustes on täiesti eraldi uurimisharu, mis tegeleb kodanikuaktivismiga, sotsiaalsete liikumistega, kodanikuühiskonnaga, siis võiksid riigiteadused anda soovitusi selles suunas, kuidas paremini motiveerida keskkonnaaktiviste välja tulema, kuidas neid panna ühiselt tegutsema ja kuidas saavutada suurem mõju avalikkusele. Viimasega seoses õpetavad riigiteadused ka poliitilise kommunikatsiooni baastõdesid. See võib olla vajalik selleks, et saavutada oma ettevõtmistele suurem meedia tähelepanu ja tagada ka laialdasem avalikkuse toetus. Nagu me teame, siis paljudes riikides on see väga hästi rohelistel ja kliimaaktivistidel õnnestunud. See on aga omakorda vajalik selleks, et saavutada oma laua taha kutsumine poliitikute ja ametnike poolt, kes ju tegelikult teevad keskkonna- ja kliimapoliitikaga seotud otsuseid. Sellega seoses olemegi jõudnud teise olulise osaluskanalina, milleks on kaasamine. Kaasamine tähendab seda, et aktiivsetele kodanikele pakutakse võimalust osaleda poliitika kujundamise protsessis. Antud juhul siis otsustusprotsessis, mis puudutab kliima- ja keskkonnapoliitikat. Riigiteaduste üks olulistest harudest, nimelt valitsemisteadused, tegelevadki poliitika kujundamise protsessi ja valdkonna poliitikatega. Selles plaanis võib riigiteaduslikust teadmisest kõvasti abi olla. Riigiteadused õpetavad, kuidas poliitika kujundamise protsess üldse välja näeb, millisteks etappideks jaotub ja kuidas aktiivse kodanikuna kõrvalt tulles saavutada maksimaalne mõju nii, et sinu poolt tehtud ettepanekud tõesti ka poliitika kujundamises töösse läheksid. Töösse läheksid selleks, et maailm oleks tulevikus parem koht elamiseks.